aga tuleks teemaga kaassõltuvuse juurde. Jah. See tundub siuke huvitav teema ja kui ma seda peale mõtlen, siis äkki paar päeva tagasi ma autos elukaaslasega ja elukaaslase emaga siis arutasin, et mis asi see kaassõltuvus huvitav on. Ei ole vaata niimoodi nagu, saad nagu aru natuke, eks ole, samas ju lõpuni tegelikult ilmselt annad endale aru ka, et tegelikult ju tõenäoliselt lõpuni ei tea. Et hakkaks seda kuskilt lahti arutama. Mis see kaassõltuvus on, mida selleks nimetatakse, mida see tähendab, kuidas see välja näeb üldse? Kuidagi, ma räägin läbi enda jälle, sest seda infot kaassõltuvuse kohta sa saab internetist igalt poolt, et kellel huvi on, vaadake, aga ma jälle mäletan, mina esimest korda puutusin kokku sellega instituudis, meil oli üks moodul kaassõltuvus, nii. Ja ma mäletan, kus ma istusin seal ja mõtlesin, et tema on kaassõltlane, tema veel hullem kaassõltlane. Minu amet ei olnud. Mis pärast välja tuli, ma olin kõige suurem kaassõltlane. Ja mis seda kaassõltlast siis eristab? Ta elab oma elu läbi kellegi teise. Lapsena ma elasin läbi oma isa. Et tema meile järgi olla. Selline tubli tüdruk. Praegu mõtlen, kui õudne see tegelikult on. Ja mul on eelnevalt olnud 2 pikka suhet ja mõlemis suhtes ma olin ikka korralik kaassõltlane, kus hommikuti, kui ma üles tõusin, ma küsisin, mida sina täna teha tahad? Ma ei mõelnud, et oota Liina, mida sina täna teha tahad, et kas sa tahad sinna, tänna või 3. kohta minna? See, lapsena see oli täiesti võimatu, mis mõttes sina? Sa oled egoist ju. Kui sa oma tahtmiste peale mõtled on ja ma mäletan, et kui ma sellest kaassõltluse maailm on ju tegelikult kas must või valge, seal ei ole värve, kas sa oled minu sõber või sa ei ole minu sõber, kas sa teed nii või sa ei tee niimoodi. See on, ja ma mõtlen seda, et kaassõltuvus 80% inimkonnast on ju kaassõltlased, aga sellest räägitakse nii vähe. Ja ma olen oma klientidele öelnud, et vaata, kui sa oled alkoholisõltlane, siis sa näed, sa võtad selle viinapudeli või õlle purgi on ja sa näed, sa saad seda katsuda ja sa teed valikut, kas ma nüüd seda joon või ma seda joo. Kui sa oled narkomaan, täpselt samamoodi. Süstid endale midagi sisse või mida iganes. Pornosõltuvus täpselt samamoodi. Kas ma vaatan seda mitte? Aga kaassõltuvust ei saa ju katsuda. Sa ei saa mõõta seda mitte millegiga. Sa ei mõtle niimoodi, et tõusid hommikul üles, et ma täna võtan väiksema doosi kaassõltuvust, et täna ma võib-olla teen 2 asja ainult iseenda jaoks. See on täitsa nonsense on ju. Ja ma mõtlen kuidas kõige paremini siis tegelikult kirjeldada, mis see kaassõltuvus on. Vaata, kaas pluss sõltuvus. Sa oled ju tegelikult sõltuvuses sõltlasest, on ju? Ja väga palju on suhtesõltuvust, et kus inimene ei saa ilma teise inimeseta elada. Ja see vahet ei ole, kas see suhe on hea või halb. See võib olla väga-väga halb, aga kaassõltlane ei loobu sellest halvast suhtest, sest ta on sõltuvuses sellest suhtest. Ta peab oma doosi kätte saama. Ja ma mäletan, kui ma hakkasin endale teadvustama, et issand jumal, et ma olen mingi hull kaassõltlane. Ja kui ma ühel hommikul läksin mere äärt ujuma jälle, mingi märtsikuu oli. Ma olin nii vihane oma eksi peale. Jälle tuli seal midagi korraldanud ja ma mäletan, kus ma mõtlesin, et issand, mida ma oma eluga peale hakkan. Ma olin nii vihane, ma olin kogu maailma peale vihane. Ja ma mäletan, kuidas mul oli selline tunne, et keegi võttis mul kätega näost kinni, pööras mu pilgu sinna äsja valminud maja poole ja ütles, nüüd lähed koju, kirjutad iga jumala päeviku vormis omaenda elust ja avaldad selle raamatu. Ja siis ma hakkasin ju seal analüüsima hästi palju omaenda kaassõltuvust, kus see alguse sai. See saigi alguse minu enda isast. See ei ole ju normaalne, kui ma ei käinud isegi mitte koolis, kus nädalavahetustel mul oli nagu meeletu hirm, et ma magan liiga kaua
sest kui isa tuleb lõunal koju ja kodu pole korras, siis on jama lahti. See on täiesti nagu ajuvabadus, et kuidas ma tahtsin kogu aeg nagu, et isa mind tunnustaks. Märkaks. Ja märkaks. Ja ta oskas väga hästi märgata, kui ma kogu aeg midagi tegin. Ma saingi ju tunnustust läbi selle, et ma kogu aeg midagi tegin. Aga miks me ei saa tunnustust lihtsalt sellest, et kuidas me nagu oleme? Ja eks see kandus ju mõlemisse suhtesse edasi. Et kuidas ma omaenda vajadusi piirasin. Kuidas ma ei mõelnud ise enda peale, omaenda vajaduste peale. Vaid minu päevad olidki, et neid mehe vajadusi rahuldada. Et sellel mehel oleks hea olla. Ja ma mäletan, et ma nagu elasin mingisuguste meeletutes nagu süütunnetes, et ma ei tee piisavalt. Kusjuures ma olin niimoodi, et seal Rootsis meil oli veel 2 kodu ja kuidas ma nühkisin neid kodusid on ju ja kus mu eks, täielik pedant, ta ei olnud kunagi rahul ja kui mu sõbrannad külla tulid ja siis ma ütlesin neile, et issand jumal, ärge pange tähele, et siin on segamine, et vaatasid mind sellise näoga, et kas sul midagi viga või? Et sul on siin nii korras. Minu silmis ei olnud korras, siis minu silmad nägid seda elu läbi minu partneri silmade. Kaaseltlane ju nagu, tal ei olegi nagu ma enda silmi, ta võtab oma paarilisena, hakkab elu nägema läbi selle, see on jube. Ja ma olen nagu kogenud seda ka, et kui sa nüüd hakkad ise enda elu peale mõtlema ja hakkab päriselt tegutsema, ega see sellele partnerile ju ei meeldi. Siis hakkab pihta, sa oled egoist. Kuidas sa võid seda teha, kuidas sa meie peale ei mõtle. Et ka sõltlane on ju harjunud, et tema peale hommikust õhtuni mõeldakse, et see on nii varjatud ja peen mehhanism, see kaassõltuvus. Aga kui inimene, toon enda näite siis, et kui mina eks ma kindlasti olen ka kaassõltlane mingis mahus, on selge, aga mõtlen, et mulle tõesti meeldib ma ei julgesi midagi öelda, kuidas keegi kinni võtab, aga teenindada oma naist ja oma perekonda. Teenida siis võib-olla mitte küll nagu orjana, see kõlab väga orjastatuna, aga mulle meeldib pakkuda nagu neile seda, mis neid õnnelikuks teeb. Ma ei tea, lapsel on hästi oluline, et issi taga mängiks. Siis sõltumata sellest, kui väsim ma olen või mis iganes mu parasjagu on, siis ma tulen ja etendan nende mänguasjadega, barbidega, autodega, mingid tegelasi, jutustame, räägime, eks ole, ja edasi. Mulle nagu meeldib talle pakkuda seda, sest ma tean, see teeb talle õnnelikuks. Naisele meeldib tohutud massaaž. Pakun talle hea meelega iga õhtu massaaž, isegi kui ma olen juba pool koomas unes. Lõkselu. Ma võin seda teha, aga mind teeb õnnelikuks see, et tema saab läbi selle õnnelikuks. Kas see on siis tegelikult juba nagu koht, kus ma tegelikult siis olen ennast ära kinkinud ja olen tegelikult ori või nagu? Mina arvan, et seal on mõned aspektid, et arvatavasti sinu üks armastuse keeltes on teenindamine. Ei tea, et Eestis välja läks tulnud. Oled sa kindel? Ma tegin testi. Kõik esimese kohal oli füüsiline puudutus ja intiimsus ja 3. oli mul tegelikult üldse tunnustussõnad, et ma tegelikult ootan tunnustust täiega. Okei. Ja see on ka jälle vaata, et kui sulle meeldib anda, mulle meeldib nagu see mõte, et tegelikult ma olen näinud neid lapsevanemaid, kes nad pühenduvadki ainult oma lastele. Nad tõesti pühenduvad, et ma ei tea, nad ei käi enam teiste inimestega läbi, siis mina leian, et see on nagu natuke nagu imelik, et laps peab saama ka ju mängida teiste lastega. Ta peab saama kogemusi väljaspool kodu. Ta peab saama kakelda teiste lastega, koju tulla, nutta ja öelda, et milline õudne sõbranna mul on. Ja sina lapsevanemana siis seletad, aitad tal nagu mitte leppida, vaid sa aitad lapsele selgusele jõuda, et kuidas mingisuguseid konflikte lahendada. Et jälle kogus, kui palju, kui sa teed neid asju, kui sa teenindad ennast ohverdavalt,
noh, siis see võib-olla ei ole nii eluterve. Aga kui ma teenindan ennast või teenindan niimoodi, et ma tegelikult suuremal osal ajal ikkagi ootan ka seda tunnustust vastu, et sa oled nii hea mees tegelikult ikkagi, et see hoolib meie eest. Siis on juba teine aspekt. Ja siis on see nagu armastuse ära teenimine. Ja seda ma kindlasti ootan, aga mitte alati, aga mingid hetkel, kus ma näen, et ma nagu olen needy, kui tass on nagu tühi endal, siis ma tegelikult tahan saada naiselt nagu sellist lähedust ja tunnustust läbi selle, et ta märkaks võib-olla, et kui palju ma tegelikult nagu panustan. Vaata, kui huvitav see on. Et kui sinu tass on tühi, siis sa hakkad seda veel rohkem tühjendama, sa hakkad teise inimese tassi rohkem täitma. Kas see on nagu tarttegu või? Aga see tegu ise ei tühjenda mind, seda ma tunnen, et energiat ära läheks, aga sealt ma loodan vastu saada seda, mida ma endale anda ei suuda. Aga siis, võt see on jälle, ma ütlen jälle, et see on armastuse ära teenimine. Et mina annan sulle ja sina pead mulle vastu andma. On ju? Et aga võib-olla, kui sa õpid rohkem ise endale vastu andma, et sa teed mingisuguseid tegevusi, ma ei tea, mis su patareisi laeb. Sest kui sa igal õhtul näiteks teed massaaži, aga ise vajad midagi, sina ka vajad midagi, ma ei tea, väljendad seda siis selgelt. Ja ikka jah, aga ma niimoodi hetkel sulle puusalt ei oska öelda, mis minul tassi teidab. Ma olen siuke, ma ei teagi, endaga siukses kohas, kus mul on see õpitud ka, ma arvan, et mul on sellest isegi korras ja mingis saates kunagi rääkinud, et isa on mul samasugune olnud. Pere number 1, tema ise on viimane. Ai, jumalge. No see on siuke klassikaline, ja mul on see nagu kaasa tulnud, minust on see hästi nagu ilus alati, mina näin seda nagu ilusa nurga alt, ma ei ole kunagi näinud, ta kuidagi nagu piinleks või oleks kui raskelt on see teema. Rääki muidugi ei ole, ma ei tea, aga see on mul kindlasti õpitud ja täna ma näen ka, et ma enne nälgin ise, siis sööb pere, vaata. Et ma enne suren, siis las pere elab. Aga äkki teha niimoodi, et see paluke, mis teil on, te jagate 3 peale ära. Oled sa selle peale mõelnud? Ei suuda. Seal tekivad juba need süümekad asjad, et ma ikkagi peaks aga nagu... miks need süümekad tekivad? Ei tea. See on jälle mingisugune uskumus, et ma pean kõik ära andma. Või et ma ei ole väärt. Või jah, et sa ei ole väärt. Ja see, jälle vaata selle, et kui inimesed ütlevad, et sa pead ikka mõtlema, et sa oled midagi väärt, aga kui see ei resoneeru sinuga, siis see ei kõneta sind ju. Ja siis ongi niimoodi, et sul on vaja hakata väga väikeste sammudega seda väärtust iseendasse tooma ju, et ma olen väärtuslik. Näiteks ma ütlen oma klientidele, et inimestena me kipume võrdlema väga palju. Näiteks minu sõbrannad võrdlevad kogu aeg seda minu trenni tegemist. Ja ma ütlen neile, et kuule teate, kui te lähete välja ja jalutate 10 minutit, tunnusta ennast, sa oled välja läinud, sa oled midagi enda jaoks teinud. Ei, aga see ei ole ju mitte midagi. Sa vaatan, kuidas sa endasse suhtud. See ei ole mitte midagi. Okei, kui sinu sõbranna läks välja, jalutaks 10 minutit, kas sa ütleks talle, kuule, see ei ole mitte midagi. Sa ei ütle, sa ütled hästi tehtud. Miks sa nagu teiste inimest tunnustad, aga ise enda unustad ära? Et nii kirgen vaata teisi inimesi kuidagi. Ja mina mõtlesin veel seda, et ma mäletan, kus ma mõtlesin, et appi kõik inimesed on nii targad, nad on nii palju õppinud. Ma ise olen õppinud 12 aastat peale gümnaasiumi, olen koolipinkides olnud, mul on 5 erinevat elukutset ja ma ei näinud seda. Ma mõtlesin kogu aeg, et ma olen nagu, et ma ei ole piisav ja mul ei ole piisavaid teadmisi. Ja siis ma hakkasin seal lahkama, et kus see tuleb. Ma mäletan, ma lõpetasin 1. klassi. Ma lõpetasin päris hästi, mul olid mõned 4 ja olid ülejäänud 5. Ja ma läksin koju, näitasin emale seda. Ta vaatab, mitte ühtegi sõna ja paneb selle kõrvale. Ja mina tegin selle, see polnud piisav. Ja ma sain aru, et sellel hetkel ma panin oma teadmised kõik lukku, need on kõik väärtusetud. Täitsa ja nüüd ma olen ju nende selle väärtushinnangutega päris palju tööd teinud, et ka minu tegemised ja ka minu teadmised on väärtuslikud, et see hakkaks minu sees elama. Et see tunnustust ma olen ju tegelikult nii palju saanud väljaspool kodu. Ma olen tõesti väga palju saanud, aga ma ei saanud selle kõige olulisemalt inimeselt oma emalt. Et see on nagu, ma mõtlen, et see on kuidas see on võimalik?
kui sind 100 inimest tunnustab ja see üks inimene ei tunnusta, siis see kaalub üles. No siis tuleb hakata täiskasvanu naisena või mehena mõtlema, et kuule, oota, midagi on siin nihkes on ja. Et inimene, kes ei oska iseennast tunnustada päriselt südamest, ta arvatavasti ei oska teist inimest südamest tunnustada. Et see on kuidagi pealiskaudne. Kuigi mina tunnustan väga palju, ma märkan igasuguse pisikesi neid samme. Aga mitte nii väga enda pealt. Ma mäletan, kui ma instituudis, meil oli see lõputöö ja ma küsisin õpetaja käest, et kuule, et kas mul on üldse mõtet osta lennupileteid siia Tallinnasse, et tulla kooli lõpetamisele, et arvatavasti ma seda tööd ära ei teinud. Ja siis õpetaja ütles mulle, ma ei saa sulle midagi öelda, aga osta ma piletid ära. Et mul läks tegelikult väga hästi, aga ma ei uskunud seda. Et sa lähed tagasi oma lapsepõlve trauma juurde. Et sa ei ole piisav. Sa tahad, sul on nagu, ma toon ühe ägeda näite, kuidas, kui meie muudame oma suhtumist kellegisse, siis see inimene muutub. Et mul on ägedad pojad ja praegult on mul kodus 18-aastane Marcel on ja ma helistasin oma sõbrannale Kirkele hästi tihti ja ütlesin, issand jumal, jälle ta mingi lollusega hakkama saanud on teeb jälle oma mingisuguseid ise tehtud pomme ja ma ei tea mida on ja siis see Kirke ütles mulle ühel telefonikõnel, et kuule, et oled sa tähele pannud, et sa räägid oma lapsest halvasti? Miks sa tast halvasti räägid? Ja see ehmatas mind nii ära, et issand jumal ja ma hakkasin nägema tema häid külgi. Ta on nii tark, ta on nii andekas. Ta on keeltest andekas, ta on reaalainetes andekas. Ta oskab kõik asju parandada ja ma hakkasin teda tunnustama. Issand jumal, see laps hakkas kodu koristama. Hakkas ise, ma ei tea, 2 korda nädalas voodipesusid vahetama. Kõik muutus, sest mina muutsin oma suhtumist, oma armsasse poega. Et miks me nagu kõikide inimestega seda ei suuda teha? Vot näed, ei suuda ja seal on, me kõik oleme, ma arvan, kogenud, mina kindlasti ja ma arvan, vaatajad kuulavad ka ja ma arvan, Liina, sina ka, et teatud inimestega on lihtsalt mingid eelarvamused, mingid tugevad hoiakud, tulevad teinekord täitsa nagu lambi kohtadest ja pidama, võib-olla isegi vale mulje pealt. Ja siis kuni ühel hetkel sa saad nagu vastu tatti siis nagu verbaalselt või elu poolt kuidagi näed, et oi, aga et täiesti alusetult tegelikult arvasin temast sellisel viisil. Tegelikult päris normaalne inimene. Või isegi vastupidi, et tegelikult jumal lahe inimene. Ja emana on ju ka see, et ma võitlesin hästi palju just Marcelli emana, et kuidagi nagu ühiskond tahab, et lapsed oleks mingil viisil, on ja. Ma teadsin, et tegemist on ju andeka lapsega. Aga et ta nagu, ta sai igasuguste lollustega hakkama. Leidis koolis mingisugused suusad ja siis suusatas seal koolis sisetrppidest alla. Jube äge on ja. Siuksed lollused tegi kogu aeg, et ja siis mul käis selline võitlus emana, et mul on ju tegelikult väga äge laps, kes ei mahu tavaraamidesse. Ja siis on see surve on ju, kuidas see laps peab olema, et kui minu laps ei ole normaalne või käitu nii nagu raamides peaks käituma, siis ma olen emana ebaõnnestunud. Kes see tahab olla ebaõnnestunud, sest ema roll on mulle ülioluline. Ma tõesti naudin tegelikult ema rollis olemist. Ja ma kogu aeg võitlesin, et appi, et mis siis nagu peale jääb, kas see, mida teised arvavad või see, mida ma emana tunnetan. Ja peale seda telefonikõne oli see, et mul on äge laps ja see, et ta ei mahu raamidesse, see on kõikide teiste probleem. Sest meil oli selline olukord, et oli koroona aeg ja mina, kes armastan tantsida, 2 aastat oli mööda läinud ja ma pidin õhtul tantsima minema. Panin oma valge kleidi selga, kontsakingad jalga ja ootasin, et 15 minuti pärast tullakse mulle järgi, mille me tantsima ja mu politsei helistab. Et kuule, et kas teie poeg on see, et on praegu siin, et ma ei tea, ta oli mingid veepomme teinud. Ja siis muidugi need politseid tõid ju lapse koju
ja siis nad seal rääkisid ja küsis mu käest, et kuule, kas su lapsel on mingisugune diagnoos ja ma küsin, miks te seda nagu arvate? Ta rääkis ausalt kõik ära. Ja ma vaatasin lolli nagu otsa, et aga miks ta peaks valetama, et ma olen talle loonud ju selle ruumi, et ta võib alati ausalt ära rääkida. Ja kui politseid ära läksid, siis mu laps ütleb, et no need ei tea keemiast ju mitte midagi. Tegid mingi suure asja, mingist väiksest asjast, et jälle, et emana nagu peaks nagu politsei poole võtma, et niimoodi käituda ei tohi. No, see ei olnud üldse suur asi, mida ta tegi päriselt ka. Ja lapsele näitasin, et see on viimane kord, kui sa niimoodi teed, on ju. Aga sisemas ma mõnes mõttes tundsin, et tead, ma olen jumala lahe poeg. Et kuidas ta seda olukorda lahendas. Ja ta oli ju koos sõbraga, kelle ema oli Rootsis kultuuriminister. Ja mu poeg ei rääkinud teda sisse. Nad olid ju kahekesi. Sest ta teadis, et kui ta sisse räägib, siis ta on seal Autobladis esilehel, on ju. Et jälle see, kogu minu see point selle nende näidete kohta ongi see, et lapse vanemana lihtsalt tuleb usaldada iseennast. Ja küll on inimesi, kes arvavad, kuidas oma last pead kasvatama. Aga ma arvan, et iga ema isa ise teab, mis on õige.